Tere tulemast J-fraktsiooni. Täna siis 13. aprill istume siin J-fraktsiooni teise saatega. Üks kõigem suurem sündmus siin eelmises saatest on see, et on valitud ja kinnitatud uus tegevdirektor. Meie tegevdirektor on Margus Maidla, kes juhatus siis Jaanus Kaasabil määrati paika 7 poolthäälega, 3 oli vastu, 1 hääl oli kehtetu. Oli välja kuulutatud kuupäev, milleni võisid erakonna liikmed sellele kohale oma pakkumisi teha, oma ideid välja käia. Laekus sellist 10 arvestatavat mõtteavaldust ja sooviavaldust, mis kõik sisaldasid ka mingisugust nägemust tulevikuks ja erakonna esimehele jäi siis see raske ülesanne sellest kogu kompotist välja valida 1, kelle ta siis esitas juhatusele kinnitamiseks. Ja minu arust oli väga hea see, et nii erakonna esimees kui ka kandidaat esinesid väga pikkade ja põhjalike ettekannetega oma nägemustest selles küsimuses hetkel ja ka tulevikus. Selle kohta võib ka öelda, et erakonna mitte eriti suur kontor oli küll pilgini täis. Seisukohad olid ka kõik kinni. Nii et huvi oli, võib öelda, suur. No see on praegu olnud meie erakonna üks põhimõtteid, et meie koosolekud on avatud. Üks teine tegelikult, ütleme siis erakonnale lähedalt seisev organisatsioon on Vaba Isamaaline Kodanik, kes ka siis ärkas ellu nüüd peale valimisvõitu ja kellel oli siis esimene klubiõhtu eelmine esmaspäev. Ja järgmine tuleb nüüd siis järgmine esmaspäev 20. kuhu kõik on teretulnud. Ja endiselt toimuvad praegu klubiõhtud siis pubis Kamahaus, Kopli 25 ja algusega kell 18.00. Peale meie lahmuse seminari on üks grupp koos käinud ja arutanud erakonna tulevat struktuuri. No arutelu on juba mitmekordne olnud ja struktuuri kokku kombineerimine on osutunud ootamatult diskussioonirohkeks, sest nägemusi on erinevaid, aga kõigil õnneks on seni olnud siin ühine üks põhijoon, et struktuur peab tagama avatud lähenemise nii liikmeskonnale kui ka meie toetajatele väljaspoolt erakond. Kuidas moodustada juhatus, kas meil on volikogu vaja või kas on volikogu mingi piirkondade ühendused, kuidas need siis ühenduvad erakonnaga. Et erakond oma iseloomust muidugi koosnevad üks grupp professionaalsetest poliitikutest, kes on siis täisaja palgaga fraktsioonis ja ka siis tulevikus siis administratsioonis. Ja siis üks see suur lai vaba ja poliitikutest nagu meie, kes teeme seda oma tsiviiltöö kõrvalt. No aga see ongi see, et nad peavad töötama need mõlemad grupid siis nagu käsikäes. Aga see on mitte eriti kerge, sest et siiani on kõik Eesti erakonnad tegelikult ebaõnnestunud sellel rindel. Mõnes kohas kutsutakse seda tagatuaks, mõni on ta lihtsalt see, et liikmed on üks kuliss, mille najal siis ja mille nimel tegutsetakse, aga selle liikme arvamus on suhteliselt ebaoluline erakonna arengus. No vaat siin on ikkagi, mina rõhutan seda, et struktuuriga peab tagama võimaluse, aga selle aktiivsuse peab ikkagi liikmete poolt endi poolt tulema. Ja minu nägemus on see, et ja lakmustest, kuidas struktuur on ehitatud, et lihtliikme hea idee peab kuidagi moodi olema üks teekond, kuidas ta saaks muunduda erakonna tervikuna hea ideeks. Ja aga nüüd ma tean, et meie sinuga siin esindame võib-olla pisut erinevaid vaateid selle vaheastme osas, et mis asi on siis esinduskogu või volikogu, läbi käinud on ka veel termin mõttekoda. Kui kuskil piirkonnas on olemas üks idee, siis ta peab saama üks teekond, et oleks siis üldkogule ka ettepantav mingi reeglite kohaselt, kas on mingi foorumitega või see. Ja seal hääletakse, liikmed on võimalus hääletada poolt või vastu, kas neil see idee meeldib või ei meeldi. Vähemalt tulevikus tuleb sinna poole pürgida, et üldkogud ei ole mitte
kõikide liikmete avatud, vaid see on mingi esindusnormiga. Ja see ei ole mitte piirav demokraatia, vaid see on tegelikult teda avardav. Vot siin lähevad nüüd meie vaated detailides lahku. Mina näen, et üldkogu või üldkoosolek peab olema kõigile erakonnaliikmetele raudselt avatud, vabalt külastatav, osaletav, aga siin mina näen selle vaheorganisatsiooni või organi vajadust ja eelist just seal, et seal oleks nüüd valimiga kõikide piirkondade esindajad, seal olev tööpäev nii öeldes oleks pikem, seal oleks kindlad töörühmad, mis siis vastavaid neid punkte tõstatatud probleeme siis lahendavad ja mingisuguseid lahendusi välja pakuvad. Üldkoosolekul, vähemalt Eesti tavas, need ei kesta nii pikalt, et me jõuaks teemat läbi arutleda. Seal saab olla ainult 10-15 minutit ettekanne ja siis aruteluks nagu väga aega ei jää. Kus siis saab tavaline realiige üldse kokku tulla? Kus on see, kas see osakond või piirkonna koosolek on ainukene, kus ta saab osaleda? Kus ta saab hääletada, ta üldkoosolekul saab alati osaleda. Ta saab seal olla. Siin selles mõttes ei tohi neid kahte asja siis segamini ajada, et kui inimene on palutud üldkoosolekul osalema, siis ta saab ka ikkagi täismandaadi midagi seal teha. Või siis, nagu sa pakkusid tasulist tööpäeva välja, siis kõigile ei jaksa vist isegi väga suured rikkad riigid seda päeva raha kinni maksta, et ta seal ööbiks ja nii edasi oleks. Et see selline tõsiselt pika tööpäevadega üritus saaks ikkagi olla selles vaheetapis, kus on esindatus. Ma näeksin seda, et oleks esindus kogu üks koht, kus luuakse poliitikat. Tähendab, need üldkoosolekud või kongressid, mis praegu kus kõigi liikmetel on juurdepääs, need on tegelikult propagandaüritused, kus me kuulame kenasti ära esimehe kõne ja võib-olla võtame ühe juhatuse valimise võtame ette, aga seal poliitika sisust tegelikult ausalt öeldes ei räägita. Aga seal ei jää lihtsalt aega, sellepärast, et see päeva aeg on kokku surutud ja sellepärast ma arvangi, et on vaja seda vahelüli ehk esinduskogu ja üldkoosolek jääbki üldrahvale selliseks motiveerivaks, kus siis kantaksegi ette juba nende vahepealsete esinduskogude ja muude töö tulemus. Ikkagi, kui on vaja põhikirja muuta, ja võib-olla nüüd järgmisest üldkoosolekul meil ongi vaja põhikirja muuta, siis seda arutelu seal koosolekul ei teki. Siis oleks ju parem, kui see arutelu toimuks näiteks piirkondades ja piirkonnad saadavad oma esindajad mingi mandaadiga või mingi arusaamisega, kuidas teatud küsimustes suhtuda. Ja siis nemad oma esindajana üldkoosolekul saaksid siis seda piirkonda esindada ja oma piirkonnast tulevad ideid moodi hääletada. Mina näen seda jälle täpselt selle sama läbi esinduskogu, et mõistlik oleks ennem sellised asjad läbi arutada selles esinduskogus või nimetame siis teda volikoguks, kus tehakse need ettepanekud ja need kas siis on juba ennem piirkonnas käinud või lähevad peale seda piirkonda arutelule, aga see töö oleks ennem tehtud ja üldkoosolekul on tõsiselt ainult kokkuvõttev osa sellest. Seal alustada nüüd laia diskussiooni, siis tõesti jõutakse selle päevaga läbi võtta ainult üks päevakorrapunkt. Aga mina ei näe, et üldkoosolek on ühepäevane, ta ei ole kahepäevane, ta võib olla 3-4 päevane. No, aga seda ma räägingi just sulle, et see vahe ongi selles, et see esinduskogu, see vahelüli saaks olla mitmepäevane, seal on valitud seltskond. Miks sa võtad ära lihtliikmel võimaluse üks kord aastas käia siis ka sellisel propagandistlikul, motiveerival üldkoosolekul, kus ta siis tõesti näeb oma erakonna juhte, saab neid ka valida ja 2-3 punktil kaasa rääkida ja hääletada. Üldkoosolekud või kongressid toimuvad erakondades üle aasta, umbes iga teine aasta, ja et seal on ka kõige suurematest erakondades on 300-400 delegaati, mitte rohkem. Aga siin ongi minu jaoks see nõrk koht jälle sinu pakutaval süsteemil. See tähendab, et üle aasta, et 2 aastat tavaliikmel ei olegi võimalik kuskil kaasa rääkida. Aga tal on piirkonna koosolekud. Aga
kuhu selle piirkonna koosolekute teemad siis edasi kanduvad, ehk siis 2 aastat kogutakse materjali, et siis 3-4 päeva neid seal läbi arutada. Jah, täpselt. Aga mina pakun sulle seda, et me teeme seda 4 korda aastas ja me saame palju rohkem teemasid läbi käia. Ja see esindatus on samamoodi, tuleb kokku, kui me räägime Eesti mõistes 50-60 inimest 2-3 päeva ja 3-4 korda aastas on küsimusi ja teemasid palju rohkem läbi arutatud ja piirkonna koosolekud jäävad sinna juurde nii või naabi. Veel pool see aeg niisuguses üldiselt Eesti erakonna üldkoosolekul läheb see, et tuleb mingi juhatust ja esimeest hääletada. Ei ole, see on ainult põhimõtteliselt summaarselt tund aega. Ja kui me räägime päeva venitamisest, sellepärast, et need kuskil peab kandidaate natukenegi tutvustama, ehk tutvustamine võtab tund kuni 1,5, hääletamine on nii lõunapausi ajal ja see, et me nüüd oleme päevad teinud suhteliselt kokkusurutuks, et kaugemalt nurga rahvas jõuaks õhtuks koju, see on muidugi teine asi, aga päev võiks olla kesta ka 5-6-ni, kus oleks siis ka mingisugused töörühmad, mis midagi arutavad. Aga et nüüd sa ütled, et seal midagi sisulist üldse ei saa teha, mina sellega nõus ei ole. Ka esimehe ja juhatuse valimine on väga sisuline asi, kui seda tehakse sisuliselt. Piirkondadel ei ole oma seisukohti küsimustes. Ega siis see ei tekita piirkonnale seisukohta. Kui ma pakun sulle just välja 4 korda aastas piirkonna seisukohad ära kuulata, sa tahad lükata selle 2 aasta taha. Kumb meil siis nüüd demokraatlikum on, kumb seda defitsiiti propageerib? Minu pakun sulle lausa ülejäägiga võimalusi. Ühes olukorras, kus üldkoosolek on tegelikult oma suure populatsiooniga, kus kõik erakonna liikmed on kaasas ja ei saa, siis ma võin nõustuda, et volikogu tasand on tegelikult nõutav, aga et ma näen ka võimalust ilma selleta. No, mina tunnetan siin väga suurt teistpidist ohtu. Ma tean, et sinu ja meie ühine sõber Aimar on veel eriti tuline pooldaja sellele ideele, Aimar Altosaar siis, aga ma näen siit tõsist ohtu sellele, et kui ainult üldkoosolek ja juhatus, siis üldkoosolek toimub liiga harva, et sõna saada ja juhatusse tõesti ei saa panna igast piirkonnast 3-4 inimest, siis ta muutub töövõimetuks. Ja siis on sul volikogu käes. Siis on volikogu käes, jah. No meil läks siin see arutelu nüüd suhteliselt tuliseks, aga ütleme siis õnneks ei ole meie need 2 meest, kes selle nüüd paika määravad, et meil on välja kujunenud selline tore viimasest volikogu asendajast Suure Jaani ürituselt, kus meid oligi koos 50 inimest, kes moodustasid töögrupid ja ühiselt üritati paika panna või näha vähemalt visiooni, kuhu erakonna struktuur ja tegevused peaksid minema. Sealt tekkis siis aktiiv, kes sellega nüüd regulaarselt edasi tegeleb ja loodetavasti maikuu jooksul esitab selle nägevusega juhatusele ja sealt edasi üldkoosolekule. Üks oluline küsimus, mida jälgida, on see, et kus tekib poliitika loome. Sest et poliitika erakonnas tekib kuskilt, ta ei ole mitte elevalt antud eeskirjana. Ja ta peab kuskil tekkima. No meie üks ettepanek oli ju see, et see volikogu või vahekogu, esinduskogu tase on see, kus seda läbi arutatakse, et ta tekib ikkagi piirkondades, piirkonnad esitavad ja teine pool on siis nagu meie uue tegevjuhi Margus Maidlega paar sõna vahetades leidsime, et siis see teine vastaspool on siis mõttekodade tase või mõttekoja tase, mis koosneb siis temaatilistest toimkondadest, kus siis on kogunenud tõesti vastava ala, vähemalt huvilised ja võimalusel ka spetsialistid, kui nad antud valdkonnas erakonnas juhtivad olemas olema, et ehk siis selline pisut teaduspõhisem või erialapõhisem seltskond ühelt poolt ja piirkonnad teiselt poolt annavad oma töö tulemused kokku sellele vahepealsele esinduskogule, seal arutatakse nad läbi ja sellise koostööna oleks see poliitloome, et mitte ainult üks pool, vaid ka teine pool, erialaspetsialistid ühelt poolt, piirkonnad ja huvigrupid teiselt poolt ja ühisarutelu toimuks selles, ütleme siis volikogu tasemel ja sealt edasi tekiks juba suunised siis kas igapäevatööks juhatusele või siis saadetakse tagasi autoritele, et andke natukene rammu juurde oma mõtetel. Jah,
Ei, see on see ideaalpilt, mille poole me peaksime pürgima. See, mis ma kardan ja see, mis on juhtunud tegelikult Eesti erakondadest, on see, et ta on ülevalt poolt kontrollitud. See on siis need kurikuulsad tagatoad, fraktsioonid ja täisaja poliitikaga tegutsevad isikud, kes tegelikult kontrollivad seda olukorda. Pidev üksteisega läbikäimine, üksteisega teemade läbi arutamine tagab vähemalt takistab selle suletuse tekkimist ja tagatubade tekkimist. Mis asi on tagatuba? Tagatuba on see, kui üks grupp inimesi midagi otsustas ja teistega läbi rääkimata selle läbi surub. Tagatuba ei ole iseenesest halb, kuni ta on ideegeneraator. Kui ta nüüd tutvustab oma ideed, näiteks seal samas volikogus, vahetapis, või saadab enne piirkondade laiali, siis me võime nimetada seda ju heas mõttes töögrupiks, kes selle välja töötas. Ehk siis tegelikult ju meie teeme sinuga siin praegu tagatuba, aga me üritame seda teie kaudu jagada. Et me ju arutleme teemade peal, tahame heale tulemusele jõuda. Me oleme hea tagatuba. No igal juhul on need, et arutelud peavad jätkuma, arutelud peab olema koht ja selleks peab olema võetud aeg. Ehk aeg ja koht, kus asja arutatakse. Aga ma arvan, et võiks sellega lõpetada, et kõige parem garantii, et erakond saaks hästi elada ja genereeriks häid ideed, on liikmete aktiivne osavõtt. Just, et kõik tulge kaasa oma arvamusi avaldama ka meie siin saates.